Tere õhtust! Minu nimi on Väino Linde ja ma olen Pärnu linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees ning ühtlasi ka linnavolikogu majanduskomisjoni liige. Ja mul on au aidata kaasa tänase kohtumise kordaminekule. Head sõbrad, nii siin Pärnu spa saalis kui ka läbi Facebooki digiekraanide juures on selge, et Vene-Ukraina sõda on mõjutanud meie ühist turvatunnet ju väga. Ja pole kahtlust, et see meie niisugune julgeolek on häiritud. Ja tasub teada tegelikult seda, et mida me siis julgeoleku all üldse mõistame. Eelkõige me mõistame tegelikult meie rahva ja riigi võimet kaitsta oma sisemisi väärtusi ja eesmärke väliste ohtude eest. Aga kuidas seda teha ja millised üldse on meie julgeoleku väärtused, et sellest selgust saada, ongi loomulik, et Reformierakond on juba mõnda aega alates septembrikuust viinud läbi selliseid julgeolekutuure Eestis, et arutleda nendel päevakajalistel eesmärkidel. Ja lõppkokkuvõttes me peaksimegi mõistma, et kuidas siis üks haritud ja tark rahvas, mida kindlasti me kõik oleme, saaks hoida oma julgeolekut. Aga täna räägime täpsemalt siis energiajulgeolekust ja see energiajulgeolek, see on sellise sõjalise julgeoleku järel kindlasti üks olulisemaid valdkondi üldse. Ja et meie tänane arutelu oleks igati professionaalne, nagu nüüd on kombeks öelda, on mul hea meel tervitada siin kahte asjalikku esinejat ja teematundjat. Esiteks Anneli Akkermann, Eesti Vabariigi rahandusminister ja meie oma Pärnu kodutanumalt pärit pikaaegne Riigikogu liige ja roheenergia küsimuste asjatundja erakonnas. Ja Anneli kõrval on Kristen Michal, tere. Tema on kunagine meie majandusminister, praegu Riigikogu majanduskomisjoni esimees ja Reformierakonna majandustöögrupi juht. Ja õhtu tehnilise poole pealt ütlen veel, et oleme kavandanud, et kohtumine toimub umbes tunnikene või mõned minutid üle ja selle lõpupoole saavad ka siis kuulajad, vaatajad omi küsimusi esitada. Aga teeks siis asjaga algust kohe või. Ja hakkan sellest, et käisin täna toidupoes ja nägin, et minu armas leivapäts, mis maksis kunagi 89 senti, oli täna juba 1,21. Et kas selline hindade tõus, kõrge inflatsioon, kas see on peamiselt ainult sõja tõttu, millised üldse on need sõja mõjud Eesti majandusele või on sellel ka mingi muu mõjutaja? Ehk lühidalt kõike kokkuvõttes, kes on süüdi? Kes alustab? Anneli? Jaa, võin alustada küll ja mina julgen küll öelda, et süüdi on Putin ja kõikide halbade asjade eest, külma toa, kallite energiahindade eest ja ka leivapatsi hinna eest võib saata kirja Putinile ja nõuda vägede Ukrainast otsekohe välja viimist ja kõige korda tegemist, reparatsioonide kinnimaksmist on täiesti selge. Aga energia hind on selline hind, mis läheb kõikide inimeste rahakotti ja mis läheb ka kõikide kaupade hinna sisse, kõikide ettevõtjate sisendkuludesse. Ja tõepoolest, kui sõda puhkes, siis kaks varianti, et ühest küljest mitmed tarneahelad katkesid sõja tõttu ja teisest küljest sanktsioonide tõttu katkestati mitmed tarneahelad, sest me ei tahtnud maksta raha terroristlikule riigile, kes kasutab seda relvade ostmiseks ja Ukraina linnade peale saatmiseks. Et selles ei olegi üldse vähemasti siin kahtlust. Aga Euroopa rahandusministrid eile kohtusid ja nemad siiski arutavad inflatsiooni ja energiakriisi teemasid ka sõjast lahus, mis siit meie regiooni inimestele tundub väga kummaline. Et kõigepealt räägiti väga palju inflatsioonist ja alles teisel päeval oli Ukraina abistamise punkt, kuidas Euroopas üldiselt saada kokku sellised summad, et suudetaks toetada
Ukrainat makromajanduslikult ja toetada nende eelarvet, siis need olid nagu 2 lahus olevat teemat Euroopas, Euroopa rahandusministrite laual, mis meile siin idapiiri ääres nagu tunduvad imelikud. Aga siiski ainult üks riik 26-st siis arvas, et Ukrainat peaks riigid toetama igaüks oma ette ja ülejäänud siis rõhutasid koostöövajadust, et Ukrainat toetada nende järgmise aasta eelarve probleemide lahendamisel, et saaksid välja makstud palgad ja sotsiaaltoetused. Ja siis üks riik, see on see riik, kes on suur eeskuju EKRE-le, Ungari, arvas, et iga riik peaks seda ise otse Ukrainat abistama, aga tal on seal nagu taga mingisugused muud asjad, mille üle ta soovis läbi rääkida. Täpsemalt nende taasterahad on veel kinni, et ilmselt on seal see läbirääkimiste teema ja Euroopa on toetamas Ukraina siis järgmise aasta eelarvet ja makromajanduslike probleemide niivõrd kuivõrd joone peal hoidmist ühiselt. Ja Kristjan, sõjamõjudest. Jah, tere Pärnu inimesed. Et tavaliselt Pärnus on palju soojem ja rand on ilusam. Aga mis puudutab küsimus, siis ma mitte debati mõttes ei taha Anneleit kiusata ja kuulajad ka, aga ma arvan siiski, et inflatsioon ja majanduse tsüklilisus, eriti mis järgneb sellele perioodile, kus rahatrükk laiemalt maailmas asendas mis tahes vajalikke reforme või võib-olla natukene kokkutõmbamise otsuseid, on mitte ainult Putinist kinni. Ajalugu temast ei alga ja lõppe. Tema on täna siin regioonis vastutav selle eest, et meil on tarnehäired, nagu Anneli kirjeldas, et meil on energeetikas probleemid, loomulikult, sest see mäng energeetika väljal oli ju näha varemgi. Ma meenutan lihtsalt ajast tagasi, eks ju, et me omal ajal arutasime siin erinevad neid Nord Streami torusid ja kõiki muid asju ja nii edasi. Ja ühel hetkel hakkasid paistma sellised nagu kummalised käigud, eks ju, kuidas nagu gaasitanklad ei täitunud ja nii edasi, erinevates riikides käis vigurdamine. Ja sellel hetkel see oli siuke ütleme Kremli pundi selline, Kremli grupeeringu selline mäng, et omale mõju kaubelda. Ja rahuajal üldiselt need gaasitorud ja ka energeetikamängud on tavaliselt sellised, et sa tead, kes on peremees, kellega pead hästi läbi saama. Nagu Anneli ka kirjeldab, eks ju, et on mõni riik Euroopas, kes arvabki, et kui sa saad hästi läbi nendega, et kes ajavad asju veidi tänavapättide stiilis, eks ju, siis küllap sul läheb nagu hästi, eks. Ja kaupa saad ka mõnevõrra odavamalt. Praktika on muidugi näidanud, et nende lubadused ei realiseeru. Et ma lihtsalt meenutan näiteks, et see on juba tänaseks unustatud, aga mäletate näiteks koroona ajastul oli ju, mis see vaktsiini nimi oli, Sputnik, eks, või midagi sellist, eks, või Vektor, ja see erinevate nimedega olid need 2 tükki ja 3 tükki, eks. Kõik ju unistasid sellest. Ega meie Tallinna piirkonnas näiteks, ma võin öelda, suur osa valijatest rääkis sellest, et Sputnik peaks tulema. Räägiti ka Ida-Virumaal, millegi pärast küll Vene saadik käis üle piiri siin ikkagi Euroopa vaktsiini tarbimas, eks ju ta teadis, mis see kraam on, eks. Oli Euroopas ka riike, mis läksid ju lennukile vastu tegelikult, ostsid seda Sputnikut, et Venemaa tegelikult on mänginud energeetika ja ütleme majandusmõju väljal väga pikalt ja loomulikult nad on vastutavad eriti siinses regioonis erinevatest häiretest. Aga see, et maailmas on majandus töötab tsükliliselt ja vahepeal on asjad olnud veidi lahkemad, kui nad peaks. See on ka tegelikult üldisem ikkagi selline majandus- või rahandusekspertide poolt arusaadav vaade ja see ei vabasta Putinit sellest, et ta tapab naisi, lapsi ja tsiviilisikuid Ukrainas. See igal juhul peab lõppema ja Ukraina võiduga, seal pole mingit kahtlust ja mida varem Putin lahkub, seda paremeks. Aga üldisemalt on ka, ütleme, eks Anneli seal kolleegide kohtub ja tema võib-olla peab veidi diplomaatilisem olema, aga Euroopas ikkagi on palju riike, kelle jaoks, ütleme, mõte, et eelarvega jõutakse näiteks tasakaalu jooksval aastal, eks ju, või tegelikult, et ei laenata uut raha peale, eks ju, vanale,
või et laenuintressid kasvavad ja nad peaks neid tagasi maksma, on ikka palju keerulisem. Et see tegelikult on, ütleme siit Põhjamaa vaatest, eks ju, meie vaade on üsna karge olnud. Me oleme alati aru saanud sellest, et laen tuleb tagasi maksta, asju tuleb ajada tasakaalus, ainult kriisis minnakse üle, eks ju, keerulistel aegadel, nii edasi. Ja et naaber tegelikult on oht, eks ju. Tänaseks see maailmas on kõik see vaade nagu realiseerunud ja nüüd tegelikult maailm, Euroopa otsib ka nagu seda uut teed, nii et kui küsida, et mis see sõja mõju on, siis ütleme nii, et see vaade on võib-olla nagu paremini minu meelest kohale jõudnud nii maailmas tervikuna kui Euroopas, aga ei maksa arvata, et see on ainukene vaade, mis on, sest ütleme nii, et ega on kontinente, kus tänaseni tehakse business as usual'i Venemaaga nii edasi, kõik need muud asjad on riike, kus endiselt öeldakse, ja ma meenutan, et ühe suure riigi, eks ju, kelle majandus on olnud keerulises olukorras, tehnokraadist ekspeaminister ütles kenasti lause, et me kulutame ennast võlast välja, eks ju. Ma ei tea, mida see täpselt tähendab, ja see tähendab tegelikult seda, et nad loodavad, inflatsioon viib osad võlad minema, eks ju. Nii et kui te küsite, et mis on sõja mõjud, siis mina ütlen, et see, mida meie siin näeme, on tegelikult võib-olla meie oma ohuhinnangu realiseerumine. Me teadsime, et Venemaa on ohtlik, Venemaa on problemaatiline, ta mängib gaasienergeetika kõige muuga, nii valmis, kui me olime, nii valmis, kui me oleme, eks ju, selle nimel me tegutseme, aga maailmas paratamatult majandustsükkel pluss Venemaa tegelikult viivad selleni, et ikkagi seisab nagu jahedamat aega ees, eks ju, Maailmapank hoiatab sellest, kõik hoiatavad, nii et seal nüüd ütleme nii, et kui väga ma tahaks ka öelda, et kõikides halbades asjades on Putin süüdi ja üldiselt selles, millest ta on äärmiselt jälk, mida kiiremini ajaloost kaob, seda parem. Aga maailma tsükkel ka rahatrükiga on natukene jõudnud sinna, kus tegelikult on küsimus, kuidas seda nüüd nagu koomale tõmmatakse. Ja meile see tähendab tõenäoliselt seda, et kodulaen läheb kallimaks ja hinnad tõusevad ja nii edasi. Aga ma selle lõpetaks pigem positiivse noodiga, ma saan aru, et siin on ka must lagitoal ja nii edasi. Aga et positiivne noot on see, et kui sa ühel hetkel jõuad järgmisele tootlikkuse tasemele, hinnatasemele, siis me ei peaks nagu täna võtma seda nii, et me jõudsime hinnatasemele järgmisele ja et nüüd on nagu kõik läbi, kõik on väga raske, jah, ongi ebamugav, kõigil on ebamugav, toas on jahedam, nii edasi. Aga me peaks nüüd küsima, et kuidas me majanduses, ettevõtluses, igal pool mujal jõuame nende järgmiste tootlikkuse tasemetele, sest siis me hakkame jõudma sinna, kuhu me tegelikult oleme tahtnud jõuda, jõukamate riikide hulka. Tegelikult sinna peaks olema eesmärk. Kui hinnad tõusevad, siis tegelikult tootlikkus, kõik see muu peab kasvama. Kui me suudame targalt käituda, sinna me jõuame. Kui me ei suuda, siis me kurvastame hinnatõusu üle. Tegelikult see on see seiseks. Aitäh, Anneli, tahad täiendada? Ja Euroopas väga palju muretsetakse inflatsiooni ja kaasneva majanduslanguse peale. Aga mis puudutab Eestit, siis Eesti inflatsioon on olnud nüüd Euroopa üks kõrgemaid. Võrreldes aastaga oktoober peaaegu 25%, aga oktoober võrreldes septembriga 0,3%, et see käib nagu aasta ringi pealt ära, kuna võrreldakse siis selle aasta, eelmise aasta oktoobrit ja siis nagu hakkab see siis kindlasti vähenema inflatsiooni kiirus vähemalt. Aga selleks ikkagi, et me ostujõud siis jõuaks tagasi inflatsiooni eelsesse aega, seal vahepeal on ikkagi sellised klassikalised algtõed, et eelarve peab saama tasakaalu, töötada tuleb targemini, kulutada tuleb vähem ja siis majanduskasvu kaudu, kui tulud kasvavad rohkem kui kulud, ostujõud taastub ja praeguste plaanide kohaselt siis 25. aastaks, aga meie piirkonnas on ikkagi juhul, kui sõda lõpeb. Et ilma sõja lõputa nagu, ütleme, meie kandis siiski ilma sõja lõputa nii, et Ukraina võidab, meie kandis ikkagi paranemist ei ole võimalik ausalt prognoosida. Aitäh ja seostame nüüd selle eelöeldu tegelikult ühe teemaga, mis oli juba käsil enne Ukraina sõda, aga kuidas sõda on mõjutanud meie rohepööret, kuhu me tegelikult ju suundume, mille me oleme oma eesmärgiks seadnud ja mida ka tegelikult nimetatakse mõnikord ka rohekokkuleppeks, et kumb ta siis on ja kuidas see kõik tegelikult ka meie taastuvenergeetikat peaks mõjutama? No ma võin siis alustada, jah, kui Anneli nii ütleb. Et minu meelest esiteks see väljend rohepööre muidugi on väga ebaõnnestunud termin. Minu meelest selle võiks Eestis ümber nimetada puhas kasuks, et see kõlab palju paremini.
ja energeetikas see tegelikult täna tähendab ju seda, et noh, ütleme kogu see buum, mis on lahti läinud päikese, võib-olla tuulega, kogu selle taastuva poolega, ühenduste, kõige muu puhastamise, võrkude puhastamisega, mina ütleks, et pigem see konflikt on kiirendanud seda puhaskasule üleminemist, eks ju, või kuidas iganes rohelisemale, puhtamale, soodsamale energiale. Et ma olen täna tegelenud tundide viisi, kella 9 alustasin, meil oli 40 energeetikaturu osalist, eks ju, ja noh, viimased kõned tegin siit tee pealt, eks. Ma püüan hästi kokkuvõtlikult kirjeldada, aga noh, see, mida täna on tehtud, ma väidaks, on aastate pikkune töö, mis muus olukorras võib-olla oleks tegemata jäänud. Ja väga palju on veel teha, eks ju, et täna me näiteks vaidleme selle üle, kuidas võrkudes tõsta välja fantoomliitumised. Noh, paljud on kuulnud lugusid, kuidas eraisikud või ettevõtjad tahavad liituda, saavad ebaloomuliku hinnapakkumise. Aga saavad sellepärast ebaloomuliku hinnapakkumise, et võrkudes on mingid tegelased, kes on võtnud liitumispakkumise ja justkui ütlevad, et noh, nemad veel tootma ei hakka. Võrk liitumine on kinni, võimsus on kinni, aga inimesed sinna ligi ei pääse. Noh, see on umbes, võib-olla võrdlusena sobiks, kui bensiinijaamas tankur ees on mingi tüüp Soniga, eks ju, kes ütleb, et aga ma parkisin oma auto siia, tankima ma ei hakka, on ju, kui tahate tankida, kauplema oma vahel, eks ju. Et noh, näiteks sellise asjaga tegeleme. Teine asi, mis nüüd lähipäevil tuleb või lähinädalatel on see, et planeeringute protsess, mis puudutab kogu seda nii-öelda rohepoliitikat, eriti tuuleparke, läheb oluliselt kiiremaks. Miks see oluline on? Sellepärast, et kui EKRE pakub täna noh, riiklikult kontrollitud või isegi nagu sellisel nagu veidral viisil riikliku põlevkivi hinda 3 senti kilovatti, siis taastuv tegelikult juba vähem pakkumistelt tuleb täna odavamalt. Aga need otsused tehti aastal 2016. Need otsused, mis vahepeal olid tegemata, nüüd eelmine aasta ära tehti, on need, et riigile tulevad uued radarid, mis iganes vajalikud seadmed, me saame rajada maismaa- ja meretuuleparke. See annab meile suurel hulgal juhitamatut, taastuvat puhast energiat ja noh, seal tegelikult käib võistlus mitte ainult Eesti sees, väga paljud kõik arvavad, et see on Eesti sees, tegelikult ka teiste riikidega. Et see, mis sa hakkad tootma, pead sa saama võrku ja võimalikult kiiresti, eks ju. Noh, tänagi pandi üks nurgakivi, eks ju, mina sinna nurgakivile jõudnud, ma ei tea, võib-olla Annele jõudis, eks ju, aga Utilitas pani omal nurgakivi siin, eks ju. Kutsuti küll, aga olin tööl, eks. Et noh, see on nagu üks näide. Teine näide, mida Annel ise vedas, eks ta võib rääkida, aga on see, et meil on tuulikutest ka kasuinstrument. Vanasti oli nii, et inimesed ütlesid tuulikut nad ei taha, aga erinevad uuringud, eks ju, see on nüüd ilma naljata või võib-olla väikse naljaga ütlevad, et inimene peab palju armsamaks seda tehnilist seadet, mis talle kasu toob, kui seda, mis talle kasu ei too, eks ju. Et kui tuuliku pealt on võimalik saada 4000 kuni 4000 eurot aastas, see ei tähenda, et saadakse, eks, mis su naabruses on, siis tegelikult see tuulik muutub kohe oluliselt armsamaks. See tähendab seda, et need on jälle võimalik rajada ja nii edasi. Et ühesõnaga selle jutu mõte on see, et kui Väino küsib, et noh, et kas see rohevaldkond või kogu see nii-öelda puhas energia, millest inimesed võiksid saada soodsamat, kasulikumat, eks ju, Eesti riigina me võiks olla ekspordivõimelised, igal juhul läheb edasi. Täna näiteks arutasime salvestusvõimsuste rajamist, see on poolel teel. Tuumajaam, noh, mis on heitmevaba juhitav energia, sellega läheb, ma ei tea, nemad arvavad, et läheb 9 aastat, noh, optimistid arvavad 13-15 aastat, eks elu näitab. Esimene selline reaktor, mis Eestisse peaks sobima, pannakse USAs püsti umbes 2028, eks ju. Noh, meil nad loodavad 31. aastaks. Ma arvan, et võib-olla nii optimistlik ei pruugi olla, aga kui sellist ajakava hoida ja kõik nagu nii-öelda bürokraatia nurgad maha lõigata, võib-olla on võimalik, eks. Nii et ma ütleks, et energeetika valdkonnas, jah, 2-4 aastat, ma arvan, on keeruline, igal juhul, aga see, mis nüüd on juhtunud tänu sellele, nii Eestis ja Euroopasse laiemaks minnes, on ju see, et on läinud nagu uskumatult kiire ja tõhus toimetamine lahti. Sellepärast, et just saadakse aru, et noh, selle kambaga asja ajamine, kes müüs odavalt oma nii-öelda energiat, eks ju, või oma neid produkte, tegelikult omas ka teisest mõju. Nendega pidid kogu aeg arvestama, asju ajama ja nende väärtustega nagu kaupa tegema. Täna Euroopas, ma loodan enamus, noh, ehkki nagu Annele kirjeldab, osad riigid on endiselt sõltuvad, eks ju, ja tõsi ta on, enamus saavad siiski aru, et noh, põhimõtteid ei ole võimalik enam vahetada selle kauba vastu. Ja see aasta on igal juhul ebamugav, järgmine aasta võib-olla ka, see tähendab seda, et noh, ütleme, superministeeriumi ametnike külmus seal, Anneli võib kirjeldada, kas seal on külm, eks ju,
on jube väike kild sellest tegelikult, eks ju. See tähendab seda, et mõned asjad on kallimad, see inflatsioon ronib edasi teistesse toodetesse ja nii edasi. Aga kui küsida, mis selle tulemus on, siis 5 aasta pärast tagasi vaadates me võime öelda, et sellel ajal umbes tehti ära suur hulk väga vajalikke otsuseid selle jaoks. Nii et ma ütlen, et kui kriisis midagi nagu kasulikku on, siis see, et kui sul on paanika majja lööb, siis tehakse ära ikka kõik asjad, mis on vaja, eks. Muidu inimesed tavaliselt ennast kokku ei võta, aga selles asjas on kokku võetud ja energeetikas ma näen sellist päris korralikku toimetamist ja ütleme nii, et majanduskomisjon on tavaliselt Riigikogus, Anneli on seal samamoodi olnud, tema oli meil üks, ütleme küll, kõige kõvem töömees oli Anneli meil omal ajal. Ainuke töömees, ainuke mees, jah. Aga praegu on küll niimoodi, et me ikkagi sätime nagu koosolekutele, otsime ikkagi juba unetundide arvelt hommikuti aega, et tegelikult reaalselt nii palju on neid asju teha, mis on võimalik. Täitevvõim tegeleb, kõik asjad on töös, nii et ma selles mõttes olen optimistlik. Täna on raske, jah, keeruline, nõus. Maailm on ebameeldiv koht, eks ju, ja kõik need muud asjad, aga see nii-öelda puhas kasu, sellega täna tegeletakse ja mis saaks olla parem, kui meil on omad tootmised, meil on oma sõltumatus, meil on võimalik saada soodsama hinnaga kui see, mis tegelikult, ütleme, saastab, eks. Aitäh. Kui ma lisaks siia, et Kristen on ilma asjata liiga nagu tagasihoidlik, et see, mismoodi me tegelikult surusime läbi majanduskomisjonis ja koalitsiooni nõukogu kaudu neid 2 eelnõud, üks oli ehitusseadustiku eelnõu, mis reguleeris siis täpsemini ja detailsemalt merre tuuleparkide ehitamist ja teine oli tuulikutasu seadus, mida me 3 aastat kannatlikult ministeeriumist ootasime ja ei tulnudki. Ja siis me tegelikult selle tuulikutasu peatüki keevitasime Riigikogus külge, et gaasituru reguleerimisseadusele, et hea seadusloome nii ei peaks käima, aga lihtsalt muud varianti ei olnud, sest et Keskerakonna juhitud ministeeriumist seda lihtsalt ei tulnud ja ei tulnudki lõplikult. Aga siiski nüüd juulikuus saime selle vastu võetud ja järgmise aasta juulikuus see tuulikutasu hakkab kehtima. Alates 1. juulist need tuulikud, mis püstitatakse, tootma hakkavad, need hakkavad seda tuulikutasu siis maksma, et seal on vähegi erinevad maksumäärad siis nendele maismaa tuulikutele ja meretuulikutele. Ja ma vahepeal käisin kohtumas ka Pärnu omavalitsuste nende arendusnõunikega ja kes tegelevad arengutega, erinevad ametikohad Pärnumaa omavalitsustes, abivallavanemaid oli seal ja planeeringumaa majandusnõunikke. Ja nad ütlesid, et peale seda, kui tuli see artiklite seeriad, mis me siin kirjutasime augustikuus ära, hakkasid valda tulema telefonikõned, et kelle poole peaks pöörduma, et minagi saaksin oma maale tuuliku. Et nii suur mõju oli tegelikult sellel tuulikutasu siis, tuulikutasule või siis tegelikult on ta keskkonnatasu hüvitise talumise eest. Ja nüüd, kui need eelnõud sai vastu võetud, siis mereala planeering kehtestati. Arendajad on väga aktiivsed neid parke planeerima, vähemasti maismaal, mis on nagu inimeste maa, merepõhi on ju riigimaa, soovivad neid oma maadele juba saada, soovivad ise ehitada, soovivad võrguga liituda ja mina olen edasi liikunud Rahandusministeeriumisse ja Rahandusministeerium tegeleb ka planeeringutega ja see on minu kolleegi Riina Solmani haldusalas, aga minu haldusalas on Eesti Energia ja pikalt küpsetatud selline arenguvajadus ootab vallapäästmist ja see on Elektrilevi lahutamine siis Eesti Energiast, sest Eesti Energia on kõige suuremas osas praegu ikkagi põlevkivi ettevõtted, on väga suur tootja. Ajalooliselt me kõik teame miks, kus meie põlevkivijaamad asusid, on Eesti siis elektrivõrk kulgeb idast lääne suunas ja järjest hõredamaks jääb, kui vaadata siis kaardi pealt. Aga ma arvan, et 30 aasta kestel võrk peab filosoofiliselt või võrk tuleb filosoofiliselt ümber mõtestada, et võrk peab hakkama siis kandma elektrit, mis on toodetud
hajatootmises, inimeste endi pool kodus ja mis on toodetud siis taastuvallikatest, mis tähendab, seal vahel on nagu salvestused. Kusagil 30 aasta jooksul ma arvan, et Eesti elektrivõrk peab muutuma väga palju, mille kohta siis TalTechi professor, kui ma temaga ka arutasin seda võrkude ümberkujundamise nagu vajadust, ütles, et ja tulevikus hakkab, Ivo Palu kusjuures, et tulevikus hakkab olema nii, et elekter on odav, aga võrk on kallis, sellepärast et ta peab olema nii tehniliselt nõtke, et ta teenindaks nii väiketootjad kui salvestusvajadust, kui siis taastuvenergia tootjad, mis teatavasti sõltub päikesest ja tuulest. Aga saan siit otse küsida, et sa viitasid salvestusele ja see ongi tegelikult üks väga oluline küsimus, ma arvan, sest et taastuvenergeetika puhul on ju küsimus selles, et vahel on elektrit otse öeldes nagu üle ja vahel on nagu puudu. Et ega see salvestuse mehhanism ei hakka nüüd 30 aasta pärast meil alles siin toimima. Ma ikka väga loodan, et sa mõtlesid ikka, et see kohe varsti on. No salvestusega tegelikult on erinevaid nüansse. 30 aastat on muidugi liiga pikk aeg, et täna on ikkagi nende salvestuse, ma räägin nüüd sellest, mida energiasalv teeb, eks ju. Täna on 2 suuremat projekti, mis puudutavad veesalvestust, üks on energiasalv ja teine on Eesti Energia. Eesti Energia tahab seda teha minu arusaamist mööda Estonia kaevandusse, eks ju, ja Energiasalv tahab seda teha teistmoodi. Teine asukoht, mitte olemuslikult teistmoodi ja lihtsustatult öeldes võib-olla see mehhanism saab olema siis nii, et täpselt nagu nad ise kirjeldasid seda, et on erinevad tasandid vee jaoks ja turbiinid, mis seda siis vastavate energiahinnale kas üles või alla pumpavad, eks ju, et selle järgi see käib. Ajaliselt jah, ta pigem on lähiaastate teema, aga nende puhul meil oli täna pikk debatt sellel teemal ja selle energiasalvestuse loomise puhul, seal tuleb arvestada loomulikult hinda, kasutegurit, kõike muud, on ikkagi see küsimus, et nemad peavad ka aru saama sellest, et saaksid oma energiasalvestid luua, sest need energiasalvestid hakkavad suure tõenäosusega, nad saavad olla ka süsteemi stabiilsuse tagatised, aga nad tõenäoliselt hakkavad ikkagi tasakaalustama juhitamatuid energiaallikaid, ehk siis päikest ja tuult, eks ju. Ja nende puhul on see, et kui kõrgele Eestis jõutakse või kui kaugele jõutakse selle taastuva energiaga, et kui see jõuab umbes 50-60% peale, eesmärk on ju kaugemale jõuda, siis on neil tegelikult nii-öelda see äriline võimalus olemas. Alla selle, kui sellega ei jõuta edasi ja nende põhiline nii-öelda risk, äririsk on ju tegelikult selles, eks ju, et ma ei tea, ütleme lätlased, leedukad, ma saan aru, et siin on raske ette kujutada, et nad võiks meist tublimad olla, aga ütleme, et nad on meist tublimad ja teevad midagi ära, mis tõttu meil oluliselt see buum nagu oluliselt lahjem tuleb ja sellisel juhul ei ole selle salvestusega nagu sellises võimsuses ka midagi nagu teha, eks ju. Nii et pigem on see ikkagi lähiaastate valikute küsimus, MKM-is on nüüd järgmine nädal neil kohtumine, nemad tahavad 23. aasta kevadel umbes saada hinnangud rahvusvahelistelt institutsioonidelt, pankadelt ja siis sealt edasi aasta-paari pärast juba nagu tegutsema hakata, mis iganes see tegutsemine siis tähendab. Et see on see ajakava, aga veel kord see sõltub hästi palju nagu sellest, kui kiiresti liigub taastuvenergeetika, kui kiiresti tehakse Eesti riigis otsused, sest tegelikult nende põhiline küsimus Eesti riigile ja nad teinud valitsusele ka kirja ja ettepaneku nii palju, see on ka ilmselt avalik info, eks ju, nad on teinud ettepaneku, et nende nii-öelda riske maandada, kuna nad on nii-öelda turu jaoks vajalikud ja aitavad tarbijatel energia hinda kokku hoida või energia pealt kokku hoida, nii et pigem lähiaastate teema, eks. Aitäh, aga Anneli, mis sa arvad, millal võiksime näha näiteks sellist esimest suurt meretuuleparki siin meie vetes Liivi lahes või Kihnu lähedal? Ja ümber Kihnu ju tulevad tuulepargid ja seal, kus mina olen sündinud Kihnu läänekaldal, et see saab ikkagi palistatud silmapiir tuuleparkidega. Aga Enefit Green on kõige kaugemale täna jõudnud ja nemad annavad lootust, et 28. aastal siis, mis on Kihnu, Läti ja Häädemeeste rannikul, kui nüüd proovida kirjeldada seda asukohta, mis neil kaardi peal on märgitud, mis peaks hakkama siis elektrit andma. Ja see riigi poolt arendatav koos Lätiga koostööprojekt,
mille koosseisus on siis ka riigiülene üks ühendus võimsusega 1 gigavatt. Sooviti algselt asukohta leida ka Liivi lahte, aga Elvind projekti andmed pandi välja eraldi kodulehekülje peal, saate jälgida selle projekti arengut, Eesti ja Läti ühisprojekt. Siiski praeguste kavade järgi tuleb liitumine või ühendus Lätiga üle Saaremaa. Saarlased on tahtnud endale võimsamat liitumist juba mõnda aega ja need tuulepargid jäävad siis ka Läti oma siis Kuramaast lääne poole ja Eesti tuulepark siis Saaremaast lääne poole, et see on sinna kavandatud. Aga jah, see on nüüd riikidevaheline projekt, ta panustab ka sellesse, et Eesti elektrisüsteem desünkroniseeritakse Venemaast lahti ja ta liitub Kesk-Euroopa siis sünkroniseerimisalaga, mida juhitakse, ma saan aru, Poolast ja selleks on vaja välja ehitada ühendusi põhja-lõuna suunal. Ja üks nendest on siis ka Läti ühendus ja ilmselt ma tean, et ka Poola ja Leedu vahel vajavad ühendused võimsamaks ehitamist. Ja millal see võiks aset täpsemalt leida? Sellega on nüüd nii, et plaani järgi, mis oli tehtud enne sõja vallapuhkamist, oli 25 aastaks planeeritud nende täiendavate ühenduste siis avamine ja desünkroniseerimine, aga 26 isegi, aga kui tekib mingisugune erakorraline juhus, siis Elering on öelnud, et suudetakse hakkama saada mõne tunniga. Väga hea. Nii on, nagu Anneli ütles, jah. Väga hea, siis võiks seda teemaosa arvata, et me oleme selle käsitlenud. Ja küsiks edasi võib-olla hoopis seda teemat, et milliseid, tuulest me siin rääkisime juba, aga on veel üks teema või variant, millest ka võiks ja tegelikult peaksime rääkima, on ju tuumajaam ja selle võimalused, et millised oleksid sellise variandi ohud ja miinused, et kas sellel teemal on praegu üldse mõtlemiseks jumet ka näiteks sellise energiajulgeoleku kaalutlustest lähtuvalt või peaksime selle lihtsalt matma kuskile kaugesse tulevikku. Mis te arvate? No ma võin arvustada, et ega ma kirjeldan nii palju, kui täna teada on vähemalt avalikus sektoris. Kõigepealt selle eelmise küsimuse otsa, et ega see, mis Anneli ära kirjeldas, oli minust õige, et 26 me oleme plaanitud Mandri-Euroopa võrku minema ja suur võrk tegelikult annab hästi suure stabiilsuse ka, eks ju, et seal alati kõik asjad toimuvad erinevalt, nii et see on meie jaoks väga oluline. Kui vaja, teeme varem, aga see on väga kallis. Nüüd tuumajaamaga on niimoodi, et tuumajaamaga me ise oleme teinud otsuse. See ei ole isegi nagu erakondlik, vaid pigem nagu üle poliitilise välja on see otsus, et kuna tegemist on väga tugeva laenguga teemaga, siis need otsused tehakse teadmiste, mitte teadmatuse baasilt. See loomulikult ei takista kellelgi seisukohti võtmast enne, mis iganes need seisukohad on ja oma sisetundest lähtuma, vaba ühiskond kõigil on õiguseks. Aga tuuma puhul on nüüd saanud valmis esimene vaheraport ja järgmine aasta siis tuleb see nii-öelda see lõplik raport, mille alusel siis uue mandaadiga uus valitsus tegelikult peaks tegema need otsused. Mis tuuma puhul on nagu teada, et esiteks selle rajamine on esimene kriitiline asi, mida ÜRO, rahvusvahelised energiaagentuurid nii edasi ütlevad, on asukoht. See on ilmselt sama lihtne nagu kinnisvara puhul, et asukoht on päris tähtis. Tuumajaama puhul on see muidugi veel tähtsam. Asukoht nii jaamal kui ära kasutatud tuumakütusel. Tegelikult ka see on küsimus, millele on vaja vastust, kuhu need sahtlid puuritakse ja nii edasi, kuidas ladustatakse. Ja need kogused ei ole nii suured, kui võiks arvata, eks ju, aga igal juhul on see vaja selgeks teha. Teine asi, mis Eestis on ju puudu, meil on, puudus, ja nagu alati on siin puudus headest inimestest, aga meil on puudu ka tuumavaldkonnas inimestest, kellel on selle valdkonna teadmised, mis tähendab seda, et kui me peaksime nüüd hakkama tuumaenergeetika poole liikuma,
ja noh, näitena siis Euroopas on 103 reaktorit või 100 reaktorit, eks ju, ja umbes veerand Euroopa energiast tuleb tuumaenergiast, et noh, kõik saaks sellest nagu suurusest aru, siis meil on vaja ka selleks hakata koolitama noori, veidi ütleme vanemaid inimesi, kes valdkonnaga tegeleks ja kes töötaks regulaatoris, selleks tuleb luua vastav regulaator. Parlamendi poolel Riigikogus tuleb ära teha tuumaseadusandlus, kas siis tuumaseadus, mingisugune laiem pakett, selleks, et meil oleks reeglid, kuidas sellistes asjades käitutakse, see on ka nagu loogiline asjade käik. Ja siis sealt edasi, loomulikult tuleb välja valida tehnoloogia, uuele riigile üldjuhul, kes esimest korda tuumaenergeetikasse läheb, soovitatakse võib-olla mitte sellist kõige uuemat ja kõige nagu innovatiivsemat tehnoloogiat, mida ta ei ole varem kasutanud, mis tähendab seda, et see on umbes selline 3, midagi tehnoloogia, kui te mäletate, siis omal ajal, kui sellest tuumaasjast siin Eestis hakati rääkima, siis täna on umbes 3. põlvkonna reaktorid, eks ju, hakati rääkima, et nüüd tulevad 4. põlvkonna reaktorid, midagi väga fancy't, eks ju, nagu iPhone'iga aasta tuleb uus, eks ju, siis seda ei ole veel kuskilt paistmas, et see, mida meile räägitakse, on tegelikult 3+ või 3,5 või kuidas iganes seda nimetada, ja sellised nii-öelda sobiva võimsusega 300 reaktorid on umbes 28. aastal Ühendriikides esimesed püsti ja sealt me siis saame vaadata, neid tehakse. Nii et kokkuvõttes ega seda kuhugi maha ei tule matta, see ei lahenda meie homseid probleeme, aga pikemas plaanis minu meelest kui heitmevaba nii-öelda võimalusena ja energia ekspordi võimalusena ja eeskätt odava või soodsama energia võimalusena igal juhul tasub seda kaaluda. Sellepärast, et tänane hind, millega tuumaenergeetikud minu meelest teevad need esimesi kokkuleppeid, on siuke 55-60 eurot megavatt. Et see nagu võrrelge kõikide muude hindadega, mis täna on, see on ikkagi päris nagu korralik hind, eks ju. Et see ei ole üldse paha hind. Et see on veidi kallim kui päike ja maismaa tuulepark, eks ju, veidi jääb, ütleme, parem kui näiteks meretuulepargi hind. Nii et sellise hinnaga energeetika, kus meil on võime seda endale kasutada, eksportida suurde võrku, tegelikult on vägagi mõistlik väljavaade, aga veel kord me peame nagu enne, kui me langeme põhjendamatusse optimismi, eks ju, nagu Eestis on kombeks, kõik on väga optimistlikud, et siis me peaksime ikkagi teadmised ära ammutama sellest, mida meil täpselt vaja on, mis on meie oskused, kas me oleme valmis, kus on see asukoht ja kõik sellised asjad, et kui need valmis saavad, siis sealt saab tegelikult juba edasi minna. Ma tuumaenergiaga ei ole ennast sugugi kurssi viinud, et ma jätaks hoopis rääkimata selle teema. Ei, aga selle teema ma arvan, et me käisime ka üle ja võib-olla võiks siit puudutada ka veel ühte teemat, mis vahepeal oli väga aktuaalne, mille pärast oleks võib-olla üks valitsuse liigegi kukkunud, aga ikkagi teatud järelainetused on ikka veel sellel teemal. Et oli üks laev, mis pidi sadamasse heitma Soomes ja siis Eestis ja lõpuks selgus ikkagi et Soomes. Et mille pärast on selle laeva asukoht nii tähtis, kui sõltumata sellest, mis seal laevas sees on ja kuidas sealt seda, mis sealt laevas seest kätte saadakse, millised kokkulepped on. Mõtlen siin seda LNG nii-öelda probleemi praegu. Ja, ma puudutan siis LNG teemat omalt poolt, et eelmisel nädalal oli valitsuses siis otsus, et Eesti ei liitu siis Soome LNG terminaliga ehk ei osta osalust seal. Ja selle otsuse teine pool oli see, et Eesti Vabariik oma varude keskusele soetab selle haalamiskai, kui meil peaks olema seda tarvis, siis sellist energiajulgeolekut tagava rajatisena. Ja miks LNG laev Soome poole külge läks, on ikkagi see, ütleme, Eesti tarbimise ja selle laeva võimsuse nagu omavaheline seos. Et kui nüüd enne seda energiakriisi Eesti tarbis aastas 5 teravatt-tundi gaasi, siis gaasi hinna tõustes Eesti tarbimine on vähenenud 3,5 teravatt-tunnini aastas. Aga selle ujuv terminali täiskoormusel võimsus on 35 teravatt-tundi aastas, ehk Eesti tarbimise jaoks on see laev 10 korda, praeguse tarbimise jaoks 10 korda liiga suur, kui
see gaas läheks odavamaks, siis võib-olla 7 korda liiga suur ehk üledimensioonitud. Ja kuidas seda nagu kaugelt siis Eesti turu nõudlust ületavat võimsust siis tariifi panna ja mis see gaas siis maksaks, noh, see nagu kuidagi sinna hinna sisse ei mahu. Teine põhjus, miks Eesti ei liitunud siis Soome selle FSRU ettevõttega nagu osakapitali tasemel, oli see, et see väidetavalt soomlaste siis sõnul oleks andnud Eestile eelisõiguse järgmise aasta esimeses poolaastas saada nagu Eesti turule tarnimiseks eelisjärjekorras seda gaasi sealt osta. Vaidlusküsimus, mida Eesti ja Soome energeetikaosakonnad ministeeriumites erinevalt tõlgendavad, on gaasidirektiivi, vist oli artikkel 36, et kas Soomel on üldse õigust siis gaasiturgu niimoodi, konkurentsi gaasiturul niimoodi rikkuda, et ta otsustab, et ta ei luba siis vabal turul Eestisse gaasi tarnida, kui Eesti ei ole seda omandanud osalust selles terminalis. Ja ütleme, määravaks valitsuse selle otsuse puhul sai see, et ka Soome ise ei vaja 35 teravatt-tundi gaasi aastas. Ka nende tarbimine on vähenenud, neid andmeid on erinevaid. Varem nad tarbisid, esimesed andmed, mis mina juhtusin nägema, et nad tarbivad siis 25 teravatt-tundi. Nüüd ühed andmed ma nägin, et nad tarbivad 15 teravatt-tundi, aga sõltub, mis ajavahemikku andmed need on ja mis on olnud gaasi hind, et kuivõrd on seda ostetud, et seetõttu on nagu isegi mõistetav, et miks need riigi tarbimiskogused nii suurelt muutuvad. Ühesõnaga, me leidsime siis toetudes Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikute arvamusele, et see terminal, mis Soomes on, suudab siis varustada gaasiga nii Eesti kui Soome tarbijaid ja lisaks on Eestil veel gaasitoruühendus muidugi Lätiga, kus on Inčukalnsi gaasihoidlad ja kuhu siis Eesti Varude Keskus on soetanud viimastel andmetel 600 megavatt-tundi siis elektrit, 600 megavatt-tundi gaasi. Ja seetõttu meie siis energeetikud julgevad kinnitada, et eeloleval talvel on Eesti gaasivarustus tagatud niivõrd, kuivõrd selle hinnaga Eesti tarbijad seda osta soovivad. Alati on võimalik eramajadel rohkem kütta võib-olla kaminat ja ka mõned tööstused on üle viidud muule küttele ja vahetatud katlaid. Et selle LNG-ga on puht pragmaatiline Excelil põhinev otsus. No ma nii palju lisan, et ega see, mis on nagu, ütleme hinna poolest positiivne, võib-olla keskkonnajälje poolest jälle nii palju pole, aga juba alguses, kui see gaasi situatsioon hakkas kerima, neid numbreid ju arvestati ja eks seda närvilisust ja sellist võib-olla riigi ja eraettevõtjate vahelist sõnavahetust oli rohkem, kui tegelikult see asi oleks pidanud olema. Aga mis on toimunud on ju see, et näiteks Tallinnas ja Narvas ja nii edasi minnakse üle põlevkiviõlile, see kõik on oluliselt odavam, see annab ka tarbijatele hõlpu mingil määral, eks, aga ta ei ole nagu pikas plaanis tegelikult need lahendused peavad olema mingid muud, Tallinnas näiteks ehitatakse, ma arvan, ma ei tea, millal Utilitas jõuab, võib-olla 3 aastaga või midagi sellist, eks ju, ehitatakse mere ja reovee jääksoojuse pealt küttesüsteemi ümber, nagu Helsingis ja Stockholmis, eks ju. Kõik need samad arengud tulevad, eks ju. Aga gaasiga muidugi ja selle laevaga, ega ma ütleks, et kui sul ühes riigis on tarbimine 75% ja teises riigis 25% või 80% ja 20%, siis ja see toru jämedus on mõlemad pidi ju sama tegelikult. Meile sellest piisab, mis sealt tuleb, aga neile tegelikult meie juurest ei piisa. Laev pidi siit läbi minema.
no üldiselt ikka kõik energeetika turuosalised ja energeetikaga kursis olevad inimesed said aru, kudapidi see laev sõidab, eks ju, et meie eelis on pigem jäävabadus, eks ju, et kui seal kõik peaks jubedalt jäässe minema, et siis meil on oma šanss siin tegelikult, need selle valdkonna laevad ei ole jääklassiga, eks ju, vähemalt sellisel kujul. Aga eks aeg näitab, et praegu on otsused tehtud, otsused on langetatud ja Euroopas praegu minu hinnangul on ikkagi selleks talveks nagu gaasimuret vähemalt mingis osas maha võetud, paanikat on vähem, kui seda oli mingi aeg tagasi. Gaasioksjonid olid väga paanilised, kõik, kes tuppa pääsesid, võtsid ära kõik, mis võtta oli. Nüüd juba tegelikult on isegi oksjonitel jääb üle ja mahutid on täis, aga see ei ennusta tingimata tulevikku, sest ütleme, on piirkondi, kus see gaasihind on odav. Meile, kuna see endiselt tuleb ikkagi piltlikult öeldes, torud on kitsad, eks ju, teekonnad on keerulised, selle võrra kallima hinnaga, nii et eks ta mõned aastad võtab aega, enne kui ta jälle normaaltasemele naaseb, ma arvan, et siin kandis ka. Aga eks näis. Kõige suurem risk Eesti jaoks gaasi valdkonnas on see, kui tuleb väga külm talv. See on üks suur risk, teine on, ütleme nii, et arvestatud on, aga kui peaks tekkima erakorraline desünkroniseerimine, nii edasi, sellised asjad tegelikult tekitavad meile probleeme. Kui neid ei teki, siis saame hakkama küll. Hind muidugi on nagu Annel ütles, on tegelikult kõrgeks. No, kuigi ta on nüüd 3 korda langenud võrreldes tipuga, kuna on täis saanud kõik mahutid. Ja saan aru, et tegelikult ka detsembrist ju selline gaasihind ka Eestis muutub ja alaneb. Kuivõrd ta ikkagi maailmaturul juba on üksagu alla tulnud? Ja Eestis ta peaks ka alanema, aga ma ei ole saanud küsida härra Kaasiku käest Eesti gaasist. Ma nägin lihtsalt hommikutelevisioonis, kui ta kõneles, et miks Eestis on gaas ikkagi endiselt veel palju kallim kui juba teistes meie naaberriikides, siis ta väitis, et meil on need pudelikaelad, need torude jämedused, aga need on olnud samad juba aastaid ja Eesti gaasitarbimine on vähenenud, et ma vähemasti televisiooni uudistes ma ei suutnud seda välja mõelda, et kuidas ta niimoodi sai Eesti gaasi kõrget hinda argumenteerida. Ma vabandan selle musta huumori eest, aga üldiselt on ju nii, et kui maailmaturul hind langeb, siis on meil tanklates varud ja kui hind tõuseb, siis on varud just otsa saanud. See on nüüd nali, eks, aga võib-olla on ka veidi tõsi. Tundub, et on ka veidi tõsi, vähemalt siis, kui mingil hetkel jälle tanklasse asja on ja sa näed neid numbrid, mis seal parajasti on üles kirjutatud. Aga kui võtaks nüüd Taandreaga veel ühe teema ette ja läheks natuke nüüd energeetikast ja gaasist kõigest natukene rohkem väljapoole ja võtaks see poliitilise teema ka siia kellaja lõpetuseks. Et 4 kuud ja võib-olla veel nädalakase jagu päevi ongi sellele ajale jäänud, mil toimuvad Riigikogu järgmised valimised ja kuivõrd, nagu ütlesin, alguses on meil siin 2 oluliste teematundjat esinejad, siis mida niisugune valija või Reformierakonna toetaja võiks oodata Reformierakonna valimisplatvormi või programmi kaudu tegelikult järgmiseks Riigikogu hooajaks ja mis muudatused võib-olla võiksid lahti räägitud täna saada, et kellele nad on sihitud ja kellele kasulikud, aitäh. Et programm on praegu tegemisel. Ma võin kohe öelda, miks on hea olla erakonna liige, sest kui erakonna liige oled, siis sa saad selle programmi tegemisel kaasa rääkida. Aga ma arvan, et niimoodi kokkuvõtlikult, kui ma vaatasin, eile oli vist uudis, kus liitus EKRE-ga Varro Vooglaid, ühesõnaga tuli kapist välja koos Markus Järviga ja otsustasid siis, ütleme kõrvalprotesti asemel astuda ikkagi kohe ära. Tore, kui 2 meest leidsid selle südamekutse ja astusid sinna, sest varem nad on seda kõrvalt teinud. Aga seal oluline oli selle intervjuu, mis ERR-is oli, seal oli pealkiri, et tema kandideerib selleks, et peatada Eesti senine suund. Ja see on nüüd tegelikult küsimus, et eks see vajab nagu lahti defineerimist, mis see on, mida ta täpselt peatada tahab, aga meie valijad ka ütleme tagasisidest, ma olen palju veedan aega tänavatel, üritustel, suhtlen niisama ja eks ma vaatan ka sotsioloogilisi uuringuid, kirjeldab ikkagi ootusena seda, et Eesti
kes on suutnud selles Ukraina sõjas ja maailma kriisis olla väga tugev väärtuste hoidja Euroopas, Ühendriikides, oleme ausad. Kaja Kallas on saanud super hästi sellega hakkama. Kui New York Times kirjutab, et ta võiks olla NATO peasekretäri kandidaat, see on tegelikult tunnustus ju selle eest, millega on nagu hakkama saadud. Ja vaata, see on see kurss, mida tegelikult Eesti inimesed ka tahavad, sest Ukrainas täna sõditakse ju ka meie vabaduse eest. Vene tankidesse lastakse auke selle eest, et meie oleks vabad, et meie agressiivne naaber ei suudaks tegelikult Eestisse tulla. Julgeolek, esimene asi. Teine pool on majandus-rahandusvaldkonnas mõistlikud otsused, eks, et see energeetika, mida me rääkisime, sellest tegelikult mõistliku nagu tuleviku loomine, mis on puhtam ja soodsam, et inimene saab toimetada, ettevõtlus saab toimetada, hinnad ei lämmata, valikud on olemas, tööstused, uued asjad saavad tulla, innovatiivsed, kõik muud asjad saavad tulla. Rahanduse poole pealt seesama, ütleme, Aivar Sõerd on joonistanud kõikides saadetes ja minu meelest on nagu maailma parim selles peaaegu, eks ju, sellest maksuküürust, selle sama asja kaotamine, mis omal ajal tehti, ma ei tea, kuidas seda nimetada, maksuküür on võib-olla nagu hea termin, aga see on tegelikult korralik kanapõder, mis on tehtud ka sellise vasakpoolsete poliitikute poolt ja tänaseni ta on jõus. Minu meelest peale valimisi tuleks igal juhul sellega tegeleda, ükskõik kui keeruline see on, aga meie edulugu on lihtsad ja arusaadavad maksusüsteemid. Otsa eestikeelne haridus, kõik sellised asjad. Nii et ma arvan, et see on see poliitika, mida Reformierakonna valija või inimene, kes tegelikult tahab, et Eesti senine kurss edasi läheks, läänega ühendatus, Euroopaga ühendatus, uus nii-öelda elatustase, jõukuse kasv, eks ju, ja ütleme riik, mis püsib julgelt maailmas, kes seisab enda eest, kes ei ole nagu häbelikult kuskil nurgas, ei kehita õlgu, kui teistele kuskile midagi liiga tehakse. Et see on tegelikult see, mida me esindame ja ma arvan, et Reformierakonda, ma möönan, meid ei ole süüdistatud tagasihoidlikkuses, me oleme ikka üsna sellised nagu iseteadlikud, eks ju. Et meie üldiselt ikkagi oleme suutnud ka pakkuda seda poliitikat, ütleme päris kenasti, ma arvaks täna, eks. Ja see on see tegelikult, mida inimesed ootavad Reformierakonnalt, aga loomulikult programm selline tuleb ikkagi, ma ütleks prillidega tüüpidele ikkagi päris põhjalik, et seda saab siis sealt lugeda. Jah, minu käest on ka juba varem küsitud, et kuidas Reformierakond mõtleb võita valimised ja ma ütlen kahte asja. Esiteks, Reformierakonna peaministrikandidaat on absoluutselt parim. Ta on suutnud siiski kanda neid väärtusi väike riigipeana, nii et see paistab üle terve lääne maailma. Ja kui ka näiteks Brüsselis eile küsiti, et miks me nii väga tahame, et Euroopa siis ühiselt aitaks Ukrainat, siis sellel on tegelikult lihtne vastus, et Eesti osakaal Euroopa SKP-st on 0,21%, ehk selle 0,21%-st me teeme nagu 100 ja see on oskus, et mille eest tasub Reformierakonda valida. Teine asi, millest palju räägitakse, on see vastandumine, et te vastandute EKRE-ga ja valida saab ainult siis EKRE või teie vahel. Ma ütlen, lähen siis selles vastanduses kaugemale, et valida saab kas ei või jah. Et meie ütleme jah ja kõigele siis EKRE ütleb ei. Aga kui me tahame midagi saada tehtud, siis me peame ütlema jah, me tahame seda, jah, me tahame kaotada maksuküüru, jah, me tahame teha hariduse eestikeelseks, jah, me tahame, et Ukraina võidaks sõja, jah, me tahame, et majandus kasvaks, et meie poolt on väärtuspakkumised. Et kui midagi ei pakuta, siis ma ei kujuta ette, kuidas selle poolt saab valida. Minu enda, ma ise mõtlen praegu rohkem rahanduse peale. See maksuküüru kaotamine on ikkagi see, et töötav inimene peab elama paremini, sest kui me tahame, et ka Eesti oma inimesed tuhandete kaupa tuleksid kodumaale tagasi, siis me tahame, et nad tuleksid tagasi tööle, mitte ei tuleks siia keegi kusagilt, kelle äriplaan või kelle nagu põhjus kodumaalt lahkumiseks on kõrged sotsiaaltoetused, mida teistes heaolu ühiskondades meie naabruses hästi nähakse, aga kuhu meie ei taha jõuda, et meie maksusüsteem peab olema selline, et töötav inimene elab paremini. Ja
mis mu südant väga rõõmustas, oli, et kui ma andsin neid esimesi intervjuusid rahandusministriks saades, siis ajakirjanikud, näiteks ERR-i ukse peal, kes ei olnud parasjagu tööl, olid, ma ei tea, mütsid peas ja oped seljas, küsisid mu käest niimoodi 4 silmal, et millal ja kuidas te saate nagu eelarve tasakaalu. Aga eelarve tasakaalu saamine on eelduseks sellele, et palkade ostuvõime 2, 3, 4 aasta pärast taastub. Ja see on kindlasti nagu üks asi, mida Reformierakond järgmistel perioodidel peaks pakkuma, et eelarve oleks tasakaalus ja inflatsioon ei sööks meie sissetulekuid ja sääste, mis on nagu väga tähtis selline vundament igasugusel majandusarengul ja heaolu kasvul. Jah, see oli minu poolt lisa kõigi nendele asjadele, mis meie programmis on juba välja kuulutatud ja on kõik väga tähtsad. Aitäh, Anneli. Ja kui nii öelda, siis ma usun, et kõigi nende 2 esinemisega, mis Anneli ja Kristjan tegid, äkki me saimegi mõne raske probleemi veidi lihtsamaks või selgemaks ja võib-olla me leidsime mõne lahendustee või vähemalt viitasime sellele. Aga kindlasti jääb üksjagu küsimusi üles, neid on alati ja ma küsin, kas ka praegu lugupeetud publikumil on äkki küsimusi, mida saaksite esitada, millele võiksid esinejad vastata. Kas on siin saalis, jah? Jaa, Andres Sooniste, Pärnumaa ettevõtte koda. Selline küsimus, et mida teiega viimasest sellisest osast just küsimus, et mida teie või mida Reformierakond näeb ette siis väljapoole Harjumaad ja Tartumaad piirkondadele, et lisaks nendele üldistele ideaalsetele plaanidele minu otsast? Ütleme, kui me praegu siin Pärnumaal oleme, siis Pärnumaal ikkagi hüppeliselt kasvab energia tootmine. Et kui nüüd võtta need maismaa tuulepargid, mis juba järgmisel aastal valmivad, üks siis Saarde vallas ja teine Põhja-Pärnumaal, Vändra kandis, siis see energia, mis siin saab olema, on energia nagu vaeguses või energiapuuduses vaevlevas nagu Euroopas on nagu väga oluline ressurss, mille juurde saab siis ettevõtlust sellist luua, mida siin varem ei olnud. Mida ma ise nagu ei suuda ette kujutada, et praegu ma ettevõtlusega nii palju ei tegele, ettevõtjad mõtlevad selle peale rohkem, et mis tekib Pärnumaale sellest sünergiast, kui saavad enam-vähem ühel ajal valmis Rail Baltic ja 20 kilomeetri kaugusel hakatakse tootma Enefit Greeni pargis siis energiat sama palju, kui praegu Eesti tarbib, et seal on nagu, ütleme, see potentsiaal on nii suur, et ta säriseb, et ma olen üsna kindel, et ettevõtjad nagu näevad seda potentsiaali ja tulevad seda kasutama. Ja Reformierakonna poliitika on selles mõttes nagu täiesti ühemõtteline ja selge, et me ei tõsta makse, me kasvatame majandust. Ja just see energeetika praegu on, mis on meie tähelepanu all erinevatel põhjustel. Nii on. Kas on veel tõusetunud küsimusi? Tundub, et praegu ei ole. Ja läbi Facebooki küsimusi. Väga hea, nagu Kristjan ütles, kõik on selge, aga sellisel juhul väga hea, palun. Üle Eesti ei kosta. Hästi, Peeter olen ja vabandust. Nii on parem, jah? Selge. Olen Peep Petersoo ja olen linnakodanik ja siin viimases lauses kõlas ka see Rail Balticu teema, et kuidas selle Rail Balticuga meil läheb siis teie vaates kõrgemalt, kaugemalt? Mina tean, et käis Eestis mõni kuu tagasi sealt transpordi direktoraadist
Ma ei oska selle proua Trautmanni täpset ametinimetust praegu meenutada. See ei olegi oluline. Aga tema käis küll ja ta käis kõikides Balti riikides, Poolas ja Soomes ka ja pidas sütitava loengu kõigile asjaomastele, mulle siis ka kui Rail Balticu toetusrühma liikmele, et Rail Balticu rahastust ei vähendata, pigem kuna need lõpptähtajad on suhteliselt lähedal, vaid seda suurendatakse ja valmimise tähtaega pikendatakse, kui seda peaks olema vaja. Aga seoses nüüd muutunud julgeoleku olukorraga on see üks põhja-lõuna suunaline ühendus, millele nagu lisatakse hoogu ja energiat Euroopa poolt. Et jääme selle peale lootma. Muidugi meie oleme kahjuks meist põhja pool on veel Soome, kellel on suur huvi, et see Rail Baltic valmiks. Aga mida lõuna poole, seda leigem huvi on, et Varssavist Berliini poole on ju hoopis lähemal ja siis ega Vilniusest on ju ka, et saaks Varssavini, et ega nemad põhja poole ei vaata. Et me oleme siin suhteliselt põhjapoolses tipus, aga Euroopa Komisjon on käinud Eestis ja Balti riikides kinnitamas, et minnakse edasi jõulisemalt kui seni. Jah, selle Rail Balticuga on nagu mitu nüanssi, et ma nüüd ei taha poliitiliseks minna, aga kuidagi ei pääse. Et kui järgmise valitsuse teevad kaabud, siis ma võin lubada, et Rail Baltic jääb seisma, seda on nemad lubanud, täpselt ma annan edasi nende lubaduse. Ja kui ei tee mustad kaabud, Westernitest tavaliselt mustad kaabud kaotavad, et siis Rail Balticu igal juhul minnakse edasi. Et millega nagu rahul täna ei saa olla, me oleme ikkagi nagu ütleme riigi poolt päris mitu sellist vestlust pidanud osalistega, et see tempo on ikkagi vahepeal nagu alla läinud. Et üks hetk kuulda seda, et see, mis on 26. aastaks plaanitud, öeldakse, et nüüd on 30, sellepärast, et Hispaania planeerijad ei tee oma tööd ja olid vahepeal aastaga kadunud. Ma natuke liialdan, te mõistate, nad lihtsalt ei saanud koroona tõttu liikuda ja mingid lõikude planeeringud on ka olnud topanud nii edasi. Sellega päris rahul ei saa olla, aga teisest küljest nüüd viimasel ajal minu meelest on hakatud nagu ka oluliselt kiiremini liigutama, et nüüd tehakse ikkagi, võetakse asju juppideks, tehakse kiiremini, et Eesti sees igal juhul minu hinnangul see toimetamine on läinud nagu paremaks, nii et ühesõnaga Rail Baltic igal juhul tuleb ja sellest on nüüd nagu väga oluline valimistel ja ma arvan, et see puudutab eriti Pärnut ka, eks ju, et see, kes tahab Rail Balticut, peab ikkagi kahjuks aksepteerima, et kaabud seda ei too, eks ju, et Mart siinkandis võib valijatele lubada kõike muud, aga Rail Balticu on nemad lubanud igal juhul seisma panna, sest nemad ütlevad, et ei ole meil vaja ühendust Euroopa südamesse, see on see sama ühendus, mida ma meenutan Lennart Meri, millest unistas, rääkis rongist Berliini, eks. Nende jaoks ikkagi üldiselt pigem on see idasuund on tundub aktuaalne olevat, et nii paratamatult on. Nii et Rail Baltic jah, peaks tulema, küll erinevad hanked tehakse, muuhulgas näiteks Ülemiste ja kõik need muud tehakse, ma ei tea, liithankeks midagi tükkideks, eks. Aga ma ütleks, et viimasel ajal nagu on see hoiak selles valdkonnas on olnud ikkagi energeetilisem, kui ta vahepeal oli. Seal koroona ajal minu meelest kadus ära veidi ja mis seal salata, võib-olla Taavi Aas ei olnud ka piisavalt entusiastlik selle tegemisel, eks ju. Et see võib-olla oli see leigus tuli sealt veidi, eks. Ja Euroopast muidugi proua Trautmann on käinud kõik valitsused läbi ja ma arvan, et ta käib ka järgmised ja ülejärgmised valitsused läbi. Ta käib nii kaua, kui saab tulla rongiga, ma kujutan ette. Täpselt nii. Jah, kohe tuleb küsimus. Mul on selline küsimus, et te olite Tallinnast mõlemad täna, autoga kindlasti. Kuidas teile tundus, kuidas on Via Balticaga lood? Ma küsin sellepärast seda Via Balticat, ma olen seda päris mitmed aastad enne ja ka pärast Riigikogu ja kohalike valimisi küsinud, et kas nüüd on lootust, et Via Baltica muutub natukene laiemaks ja seal te ei pea ja meie ei pea rekadega seisma peaaegu. See on ohutus. Minu hoiak muidugi on, ma nüüd olen laiemate maanteede poolt. Ma ei tea, kui populaarne see tänapäeval on, aga
majandusministrina ma tegin ka ettepaneku, ma lihtsalt meenutan, et mul õnnestus olla ajaloolisel hetkel majandusminister, kui lepiti kokku vaba Eesti ajaloo suurim taristuehitus ja see kahjuks ei läinud Pärnu poole, vaid see läks Tartu poole 4-rajaliseks ja seda tänaseni tehakse. Vahepeal olid olud sellised, kus Taavi Aasa ajal me natukene teda võtsime nagu narrida, nii jutuga pooleks parlamendis küsisime. Tema ajal oli üks hetk, kus oli 4 miljonit 4-rajaliste teede etteplaneerimiseks. Teede ehitus käib 5-7 aastase intervalliga umbes, sul on vaja maid osta, kõike muud ette valmistada ja nii edasi. Ja see, mida sa ministrina teed, seda sa ise tõenäoliselt linti lõikama ei jõua, eks ju. Me üritasime talle seda kirjeldada, aga tema planeeris ette niimoodi, et tal oli 4 miljonit, selleks me küsisime, et kas 1 miljon iga raja jaoks siis, et kaugele sa sellega kavatsid jõuda. Hiljem see muutus veidi Transpordiametis. Aga tänased uudised teede rahastusest minu meelest ei ole küll rõõmustavad. Minu meelest need on, ütleme, väga keerulised uudised just selles valguses, eks Anneli võib kommenteerida. Sõda on võtnud tegelikult investeeringute rahad hoopis teise valdkonda, me investeerime praegu kaitsesse ja maanteede puhul pigem on tulnud need uudised, mis ütlevad, et kõik asjad saavad aeglasemalt valmis. Aga ütleme nii, et minu isiklik arvamus on küll, et kui meil ühel hetkel tekib võimalus, meil on ette planeeritud, vajadusel ka me ei ole ka erakonnana kunagi välistanud laenuvõtmist konkreetsete objektide jaoks kui rahastamisviisi, siis see igal juhul tasuks ära teha, sest sellel hetkel, kui mina seda kirjutasin ka ülejäänud valitsuse liikmetel, oli meil ikkagi ettekujutus, et kuni piirini kõik olulisemad suunad Narva, Tartu, Pärnu tegelikult võiksid olla 4-rajalised. Ja need 2+1 tollase Maanteeameti juhiga ja nüüd vist Sauk tuleb jälle tagasi, ma saan aru, oli meil juttu, et tegelikult planeeritakse ka viisil, et neid saab 2+2 teha, eks ju. Nii et selles mõttes jah, mina isiklikult arvan ja meil on erakonnas olnud debatte, inimesed ütlevad, et betoon ja asfalt ei ole õnne alus, aga maanteel tegelikult ma väidan sotsiaalmajanduslikult see vähendab stressi, vähendab liiklusõnnetusi, toob vahemad väiksemaks ja tegelikult annab majandusliku jõukuse mõju, eks ju. Aga siin ei maksa unustada, et Rail Baltic kui selline tegelikult toob ka Pärnu ikkagi maailmale oluliselt lähemale, eks ju. See on ikkagi väga võimas kanal tegelikult. Ma pean siin kindlasti täiendama Kristjanit, et minu arvates meie erakonna hoiak on ka siiski nagu 4-realised maanteed, sest Kadri Simsoni, meil on üks, aga 34 liiget, 33 ma arvan on 4-realiste poolt ja üks on 2-realiste poolt. Ja programmi pandi 4-realised. Ta jäi vähemusse. Väga hea. Ma pean Pärnu jaoks siiski täiendama, et need objektid, mis siin 5 ja 7 aastat tagasi pooleli pandi, on põhimõtteliselt ainukesed märkimisväärsed investeeringud järgmise aasta eelarves peale kaitsekulude, et kaitsekulud kasvavad meil üle miljardi, suur osa nendest on investeeringud, keskmaa õhutõrje ja vastuvõtuvõimekus, harjutusväljakud, aga üle 200 miljoni on siis teede ehitusrahasid ja nendest siis enamus läheb Pärnu sild, järgmine aasta 5 miljonit ja vist 2 aasta pärast veel 15. See on riigi eelarvestrateegias, aga 3 lõiku sellel samal Via Baltical. Üks on siis Libatse lõik, teine on Sauga lõik ja ehitus peaks hakkama valmis saama loodetavasti Uulu lõigul. Et siis peale kaitsekulude suurim investeeringute saaja infrastruktuuri on tegelikult Pärnu ja Via Baltica lõigud ja sild. Nii. Ja head sõbrad, nagu näete, kui erinevaid küsimusi on tegelikult omavahel seotud ja kui me alustasime, rääkisime tuuleenergiast ja lõpetasime Via Balticaga, Rail Balticaga, siis tegelikult on need ju kõik üks osa meie riigi julgeoleku komponendist ja arvan, et sellega võiksime ka tegelikult meie tänase kiire ja lühikese kokkusaamise lõpetada. Ma tänan meie esinejaid, Annelit, Kristjanit, eelkõige tänan teid, head kuulajad, vaatajad, aitäh ja hoiame Eestit kindlates kätes. Tänan. Suur tänu minu poolt, et kuulasite ja tulite õhtul välja. Jah, uute kohtumisteni.